Igaüks loob oma saatust ise, kuigi on olemas see eluplaanina. Ja selgub, mu sõbrad, kui võtta teid igat ühte eraldi, siis igaühel teist on saatuslik evolutsiooni tee algus. Kogu programm alates teie esimesest elust kuni tõusmiseni paradiisi. Ehk kogu protsess on juba kirja pandud, see on juba olemas ja see on teie saatus. Te nimetate seda saatuseks. Aga te ei pea elama selle saatuse järgi, sest on olemas kosmiline seadus, vaba tahe ja õigus valida ja te võite elada oma elu nii, nagu te ise tahate ja kellelgi pole isegi õigust keelata teil seda teha. Põhimõtteliselt see nii ongi. Aga selgub, et igaüks teist, kes elab sellel planeedil, tehes oma saatuslikke eluprojektsioone, mõjutab ja mõjutades taas loob, sekkudes sellega planeedi tuleviku loomise plaani. Selgub, et kõik siin elavad inimesed teevad meie planeedi evolutsiooni käigus kohandusi. Iga hetk teie elus sünnivad teie sees mõtted ja iga hetk teie elus sünnivad teie hinges tunded. Ja see on kiirgamine. Te kiirgate oma mõtete ja tunnete programme. Just need lained resoneeruvad samade lainetega, mis on teie ja teie naabrite tuttavate ümber, kes mõtlevad praktiliselt samamoodi, kuid võib olla väikese võnke erinevusega. Ühesõnaga resoneeruvad teatud vibratsioonidega ja loovad sündmuste reaalsuse, sekkudes sellega planeedi evolutsiooni plaani. Planeedi evolutsiooni plaan on teie harmooniline ja terviklik etappide kaupa toimuv areng, enese täiuslikkus, kus te avate endas selle olemuse, kes teid lõi ja muutudes üha täiuslikumaks. Täiuslikuks saades te kaunistate oma ja sõprade ning lähedaste elu üha paremaks ja paremaks. Muutudes iga eluga täiuslikumaks, te mõistate, et polegi kedagi, kelle eest ust sulgeda. Need, kes elavad teie lähedal erinevates linnades ja riikides, need olete ka teie ja teil pole midagi jagada ning teil pole vaja isegi riikide vahele piire panna. Kuid seda te hakkate mõistma alles siis, kui te arenete terviklikult ja õigesti, järgides oma eluplaani. Kuid praegu kõlab sellest rääkimine nagu muinasjutt. Nähes kõike toimuvat, on see lihtsalt muinasjutt. Inimkond on selle planeedi evolutsiooni kulgu nii palju häirinud, et peale kannatuste, haiguste, probleemide pole mitte midagi oodata. Ja igaüks, kes on juba surnud, asuvad teispoolsusel, teises mõõtmes, osalesid samuti selles protsessis, kes elab praegu siin, samuti osalevad selles protsessis. Igaüks, kes hakkab elama 20-30 aasta pärast, osalevad samuti selles protsessis. See on tõde. Ja see tõde on tõestatud. Te kõik olete kaasatud tuleviku kujunemisse. Te olete kõik ühtsed. Te ei ole eraldiseisvad. Pole vahet, mis riigis te elate. Te loote energeetiliselt ühtse energeetilise reservuaari, millest te kõik nagu sipelgad ristute üksteisega. Kui te arenete ja tõusete oma evolutsiooni etapis üha kõrgemale tasemele, siis te hakkate kiirgama ühtset kõrgsageduslikku jõu välja, mis tungib läbi teie ümber elavate inimeste mõtetesse ja intellekti. Ja hinge ning teie jumaliku puhtuse, teie ühtsuse, teie headuse, armastuse ja armulikkuse lained tungivad nende inimeste hingedesse. Need inimesed, kes olid teie ümber negatiivsed, muutuvad. See tähendab, et teie vibratsioonid, teie kiirgus muudab neid paremaks. Kuna te iga hetk mõjutate ja mõjute teineteisele.